Teise maailmasõja kaotuse järel on Adolf Hitlerist tehtud otse kui kurjuse kehastus. Milline oli ta siis inimesena? Kasutame eri allikaid. Siin paikneb Strumpergasse 31. Oma Viini perioodil elas siin Führer Adolf Hitler, kelle olemust täna analüüsime. Enne teist maailmasõda ilmus eesti keeles Arvet Palgi teos pealkirjaga Hitler ja seal on kirjas selline lause, et saksa rahva hinges asub sügav usk Adolf Hitlerisse. Hitlerit on iseloomustatud nõndamoodi, et temas oli otsekui kaks isiksust. Hitlerina oli ta tundlik, otsustusvõimetu ja nõrk, Führerina oli ta aga otsustav, julge, kangekaelne ja moraalsete või eetiliste kaalutluste suhtes täiesti pime. Hitler võis ühelt isiksuselt või tegelaskujult teisele ümber lülituda oma äranägemise järgi, olenevalt sellest, milline tema eesmärgiga parajasti sobis. Hitleri kohta on tema eluloo raamatutes kirjutatud ka nõndamoodi, et ta pani end ümbritsevad inimesed naerma oma lõikava huumoriga ja ta oli väga ustav oma kamraadidele, kes olid toonud ohvreid, toetades teda varajasest ajast peale. Väga palju võime kirjandusest kohata fakti, et Hitler oli väga sarvikas. Ta säilitas oma elu lõpuni üleloomuliku ande, seletamatu isikliku külgetõmbe, mida on kirjeldanud paljud, kes temaga on kokku puutunud. Hitleri väga vastuolulisest loomusest võime kirjandusest lugeda näiteks nõndamoodi. Olles õiges tujus, võis Hitler kahtlemata olla kütkestav, tõeliselt võluv kaaslane. Ta oli hea vestleja ja naerutas kaaslasi. Samal ajal olnud Hitler teiste kannatuste suhtes ükskõikne. Tal puudunud täielikult kaastunne, ta olnud sallimatu ja kalk ja täis põlgust tavaliste inimeste vastu. Hitleri isiksust mõjutas kindlasti see, et 1907. ja 8. aastal püüdis ta 2 korda edutult astuda Viini kaunite kunstide akadeemiasse ja kuna Hitleri loomingulised ambitsioonid jäid rahuldamata, siis oli ta kibestunud ja kättemaksuhimuline. Vaatame ka Adolf Hitleri ühte joonistust näitena. Las siis igaüks otsustab ise, kas Hitleri näol oli meil tegemist andetu kunstnikuga või mitte. Hitleri omaaegne sekretär nimega Traudl Junge on avaldanud oma mälestused. See puudutab siis perioodi, mil ta töötas koos Hitleriga. Junge kirjutab nõndamoodi. 1942. aastal 22-aastase seiklushimulise neiuna olin ma Adolf Hitlerist lummatud. Pidasin teda meeldivaks ülemuseks ja isalikuks sõbraks. Hitleri sekretär Junge on oma mälestustes kirjutanud siis nõndamoodi. Hitler oli mu isalik sõber, kes andis mulle kindlus ja turva ning hoolitsetuse tunde. Väga palju on räägitud, et Hitleris oli justkui 2 eri inimest. Üks oli Adolf Hitler eraisikuna ja teine oli Hitler Führerina. Ka tema sekretär Junge on oma memuaarteoses kirjutanud nõndamoodi, et Hitler oli inimesena tagasihoidlik ja lahke, Führerina aga suurushull ja halastamatu. Ikka ja jälle on räägitud Hitleri kuulsatest raevuhoogudest, mida nende kohta öelda siis lähemalt. Hitleri sekretär Junge on kirjutanud oma raamatus, et ma pole oma silmaga näinud Hitleri maailmakuulsaid raevuhooge ega vaibanärimist. Ikka ja jälle on kirjanduses avaldatud arvamust, et Hitleri raevuhood olid tegelikult ettekavatsetud tehisviha ja nende raevuhoogude käigus siis Hitler näis täielikult enesekontrolli kaotavat. Vihaga läks ta nägu laiguliseks ja pundus üles, ta karjus täiest kõrist, paiskas suust sõimusõnade valingu, ise kätega metsikult vehkides ja rusikaga vastu lauda või seina põrutades. Ta peatus sama äkki, kui oli alustanud, tõmbas peoga üle juuste, sättis krae otse ja rääkis jälle normaalse häälega. Kirjanduses, kus on otsitud Hitleri iseloomu joontes ka negatiivset, on kirjutatud nõndamoodi, et Hitleril ei olnud südametunnistust ega sisemisi keelde. Tema hoiakutes olnud silmapaistev joon salaviha ja Hitlerit iseloomustanud ka alaline kiituse iha. Hitler olnud oma loomuselt täielik küünik. Ta hakkas uskuma, et tal on täita missioon, et ta on saatusest ehk jumaliku ettehoolduse poolt ära märgitud. Ikka ja jälle saab eri allikatest lugeda Hitleri sõbralikust suhtlemisstiilist söögilauas. Junge on oma mälestuste raamatus kirjutanud nõndamoodi. Meid, daame, võõrustas Hitler lahkelt ja sõbralikult, käskis aga toitu ette võtta, küsis,
kas me veel midagi soovime, rääkis elavalt ja humoorikalt varasematest sõitudest sellesama rongiga, kus toimus lõunasöök, ja oma koerast ning heitis nalja kolleegide üle. Hitleri haruldasest ümberkehastumisvõimest on kirjutanud tema sekretär Junge nõndamoodi. Toimus see siis ühel lõunasöögil. Imestasin, kuidas küll suutis nüüd sama rindeolukorra arutelult tulnud mees jätta kõik tõsised mõtted raske eesriide taha, mis lahutas halli elutoast. Ta mõjus heatujulise, oma maamajas külalisi võõrustava peoperemehena. Hitleri sekretär Schröder on kirjutanud nõndamoodi. Hitler oskas kahtlematult kaasinimesi vestluse ajal oma vaieldamatu sarmiga lummata. Ta esitas oma jutu niisuguse veenmisjõuga, et kuulajad olid sellest võlutud. Tal oli erakordne sisendusjõud, millest oli ilmselt tingitud ka see, et inimesed, kes tulid meeleheites Hitleri juurde, lahkusid sealt rahunenult ja täis usaldust. Hitleri sekretär Schröder on meenutanud seda, et mõnikord hakkas Hitler vanadest sõprade kõnemaneeri ja žeste matkima. Hitler olnud lausa suurepärane inimeste matkija ja muide, ta imiteeris täiuslikult näiteks ka Itaalia kuninga Vittorio Emanuele III väljapaistvat naeru. Ka Hitleri noorpõlvesõber Kubitsek on meenutanud sarnaselt Hitleri sekretäridele, et Adolf Hitler huvitus väga talle oluliste inimeste käekäigust. Ja Kubitsek on kirjutanud oma memuaarides nõndamoodi, et Hitler oli üdini osavõtlik ja kaastundlik, kui sageli ta mind raskes olukorras aitas. Milline oli Führer Hitler oma sünnipäevadel? Teatavasti on Hitleri sünnipäev 20. aprillil. Tema sekretär Junge on kirjutanud nõndamoodi, et Hitler naerusui, raputades sekka pead, takseeris kingituste laudu ja kuhje ning võttis sealt 2-3 pisiasja. Kõik muu pidi jagatama haiglatele, lastekodudele, vanadekodudele ja heategevusühingutele, kuid toiduained kuulusid hävitamisele, sest kardeti, et need on mürgitatud. Hitleri sekretär Schröder on meenutanud, et Hitlerile tegi rõõmu valmistada kingitusi inimestele, kes talle meeldisid ja kellega ta tundis end seotud olevat. Sünnipäevadeks ja jõuludeks ei unustanud ta kunagi neile kingitusi valida. Hitler rääkis tihtipeale ka seda, kui kahju tal on, et riigikantslerina ei saa ta enam mööda Berliini poode käia ja kingitusi osta, nagu ta oli seda teinud varem. On teada, et selle ajani, kui 1933. aastal sai Hitler Saksamaa kantsleriks, andis ta alati taksojuhtidele heldekäeliselt jootraha, peaaegu niisama palju, kui sõit ise maksis. Kas teie kuulute nende püsivaatajate hulka, kes pole veel tellinuppu vajutanud? Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Hitleri noorpõlvesõber Kubitsek on meenutanud seda, et kord päästnud Adolf Hitler Kubitseki vette kukkunud ema surmasuust ja Hitler oli alati Kubitseki vanematesse kiindunud olnud. Veel 1944. aastal laskis ta Kubitseki 80-aastasele emale toidupakke saata. Kubitsek on muide öelnud ka seda, et üldiselt oli Hitler kinnine natuur. Tema olemuses oli alati teatud ala, kuhu ta kedagi ei lubanud. Hitleri suhtumisest oma lähikondsetesse kirjutab August Kubitsek, tema noorpõlvesõber, oma memuaarides. Aastaid hiljem, kui mõlemad mehed olid juba eakamad, kohtusid nad uuesti. Ja siis oli Hitler öelnud nõndamoodi: ma võtan teie 3 poja harimise enda peale, Kubitsek. Ma ei taha, et noored andekad inimesed peaksid käima sama teed, mida oleme käinud meie. Kus ma saan isiklikult aidata, seal ma ka aitan, eriti kui on tegemist teie lastega, Kubitsek. Junge on meenutanud, et Hitler suhtus temasse alati väga osavõtlikult. Näiteks küsis ta vahepeal niimoodi: laps, kas te ei külmeta? Tuba on külm. Tihtipeale dikteeris Hitler Jungele oma kõnesid ja Junge on mälestuste raamatus kirjutanud nõndamoodi. Dikteerimine lõppes umbes tunni pärast. Andsin paberipataka talle üle ja ütlesin ka, et mul oli väga raske temast aru saada. Hitler naeratas sõbralikult, andis mulle kätt ja lausus, et katki polevat midagi, kõik olevat tipp ja topp. Junge on meenutanud Hitleri osavõtlikku suhtumist ka nõndamoodi. Tihtipeale oli Hitler talle öelnud nõnda: laps, te sööte liiga vähe, te olete liiga kõhn.
näide sellest, kuidas Hitler suutis ka enda üle nalja teha. Vene sõjakäigu alguses ehk siis 1941. aasta suvel, kui Hitleri lähikondsed olid kõik hundi koopas, siis oli tema sekretär Schröder unustanud oma taskulambi Hitleri juurde. Üks teener läks seda taskulampi otsima, kuid ei leidnud seda. Hitler oli väga heas tujus ja naljatles nõndamoodi. Mina seda ei võtnud, ma olen küll maadevaras, aga mitte lambivaras. Hitleri isiksuse olemus tõusis päevakorrale ka kurikuulsa Nürnbergi protsessi käigus ja seal andis kõige rohkem Hitleri isiksusest tunnistusi marssal Keitel. Tema siis rääkis nõndamoodi, et Hitleri lihtsus olmes ja argielus oli tõeline, mitte teeseldud. Hitler olnud kasin riietuses. Keitel rääkis ka Hitleri erakordsest võimest keskenduda ainult ühele eesmärgile korraga. Samal ajal olnud Keiteli tunnistuste järgi Hitler äärmiselt umbusaldav inimene. Umbusaldus oli tal lausa kaasasündinud iseloomujoon. On üldteada fakt, et Hitler armastas väga oma ema. Hitleri sekretär Schröder on oma memuaarides kirjutanud, et Hitler rääkis tihti oma ema armastusest ja Hitler olnud siis ema armastuse küljes väga rippunud. Ka Hitleri noorpõlvesõber Kubitsek on sellest armastusest suhteliselt põhjalikult kirjutanud. Kui Hitleri ema haigestus rängalt vähktõppe ja Adolf tuli tema eest hoolitsema, siis toimus see kõik Kubitseki sõnul nõndamoodi. Adolf luges ema soove silmist ja hoolitses ta eest kõige õrnemal kombel. Ma polnud sellist armastavat kaastunnet ja õrnust tema juures kunagi täheldanud. Ma ei uskunud oma silmi ja kõrvu. Ilmnes ema ja poja vahel selline ainulaadne hingeharmoonia, millist ma elu sees pole rohkem kohanud. Koos oma emaga kaotas Hitler maa peal ainsa olendi, keda võis kõigest südamest armastada ja kes talle ka samaga vastas. Nii nagu Schröder ja Kubitsek iseloomustasid Hitleri suhtumist oma emasse, iseloomustas ka arst Eduard Bloch, kes oli ravinud Hitleri ema. Tema kommenteeris siis nende armastust nõndamoodi. Väliselt oli Adolf Hitleri armastus ema vastu tema kõige silmatorkavam omadus. Ma pole kunagi olnud tunnistajaks lähedasemale kiindumusele. Kirjanduses on siin ja seal ikka märgitud, et Hitleri olemuse mõistmiseks tuleb vaadelda tema suhteid ema ja isaga. Emalt saanud Hitler tõuke auahnusele, isalt aga vihkamisele. Et olla täielik antipood oma isale, sai Adolf Hitlerist maru karsklane, sallimatu armuasjades ja kindlameelne oma eesmärkides olev inimene. Adolf Hitleri ainus noorpõlvesõber August Kubitsek on noort Hitlerit meenutanud nõndamoodi. Hitler oli kärsitu ja temperamentne. Midagi täiesti süütut, nagu paar mõtlematut sõna, võis temas esile kutsuda sellise vihapurske, mille ägedus ei vastanud minu silmis küll vähimatki selle põhjustanud asjaolu tühisusele. Hitleri noorpõlvesõber Kubitsek on Hitleri noorpõlve kohta kirjutanud nõndamoodi. Ta oli terve maailmaga riius. Kuhu ta ka ei vaadanud, kõikjal nägi ta ainult ebaõiglust, viha ja vaenulikkust. Hitler ei lasknud endale absoluutselt mingit nõu anda. Ta lihtsalt ei talunud, et võõrad inimesed talle korraldusi jagavad. Hitleri omapärasest huumorisoonest annab tunnistus see, et tihtipeale üritas ta lõunalauas lihasööjate isu rikkuda. Näiteks hakkas ta järsku rääkima tapamaja jõledustest. Mis puudutab Hitleri taimetoitlust, siis tõepoolest Hitler ei kiitnud heaks loomade julma tapmist tapamajades. On teada selline juhtum. 1926. aastal oli Hitler käinud Münchenis kohvikus, tellinud endale metskitse talle maksa ja kelner ilmus kohale tohutu suure portsjoniga, seal oli siis 2 kitse talle maks. Hitler öelnud nõndamoodi. Inimene on ikka tõesti kole röövloom. 2 süütut loomakest peavad oma elu andma, et ühele prassijale naudingut pakkuda. Hitleri välimusest on kirjutatud nõndamoodi. Tema nägu oli väga liikuv. See võis väljendada ülikiiresti vahelduvaid meeleolusid. Olla ühel hetkel naeratav ja võluv, teisel külm ja käskiv, küüniline ja sarkastiline, vihast lõhkev ja kaame. Ehkki Hitler jäi oma elu lõpuni katoliku kiriku liikmeks, pidas ta kristlikku kirikut silmakirjalikuks institutsiooniks, mis tõmbas inimesi haneks ja meelitas oma võrku. Hitleri religiooniks olid loodusseadused.
Hitleri sekretär Schröder on meenutanud seda, et enne sõda suutis Hitler olla ikka rõõmus ja humoorikas. Kõik muutunud täielikult aga pärast seda, kui 1941. ja 1942. aasta sõjasündmused tõid kaasa siis suuremaid tagasilööke. Sellest ajast alates muutus Hitler rohkem kinnisemaks ja ligipääsematumaks. Millist Hitlerit võisime näha siis, kui Teise maailmasõja saatus oli juba põhimõtteliselt otsustatud ja Nõukogude väed tungisid Ida-Preisimaale sisse, on kirjutatud, et Hitler vandus kättemaksu ja õhutas vihkamist. Need ei ole inimesed, vaid Aasia stepielajad. Nende vastu sõdides kaitsen ma eurooplaste väärikust. Võidu saavutamiseks ei ole ükski hind liiga kallis. Me peame olema halastamatud ja kasutama kõiki enda käsutuses olevaid vahendeid, ütles Hitler. Hitleri ärritunud olekust on kirjutanud tema sekretär Schröder. Kui dikteerimise ajal tuli kõne alla bolševismi teema, ärritus Hitler silmnähtavalt. Seejuures muutus ta hääl tihti kriiskavaks. See juhtus ka siis, kui ta mainis Churchilli ja Roosevelti. Ta nimetas muide Churchilli viskijoodikuks, Stalinit aga verekoeraks. Teatavasti abiellus Adolf Hitler alles oma elu lõpu eel. Tema sekretär Junge oli kunagi julgenud Hitleri käest küsida: "Minu Führer, mispärast teie ise pole abiellunud?" Ja Hitleri vastus oli olnud Jungele jahmatav. Vastus oli siis nõndamoodi: "Minust ei saaks head pereisa. Minu arvates on vastutustundetu asutada perekond, kui ma ei suuda oma naisele piisavalt tähelepanu pöörata. Teiseks ei taha ma ka lapsi saada. Harilikult on geeniuse järglasel väga raske maailmas toime tulla. Temalt oodatakse samasugust andekust nagu isalt. Keskpärasust talle ei andestata. Pealegi on geeniuste lapsed enamasti juhmardid." Kui näiteks Jossif Stalini peoseltskonnad tegid tihti rõvedaid nalju ja Stalin tarvitas ka ise ohtralt vene ropendusi, siis näiteks on kirjutatud, et Hitleri juuresolekul oleks olnud täiesti mõeldamatu teha nilbeid nalju või rõvetseda. Kord juhtus selline lugu, et maailmakuulus Norra kirjanik Knut Hamsun, kes austas väga Hitlerit, tuli Hitleri juurde külla. Ta läks aga Hitleriga vaidlema ja Hitler oli käratanud talle südametäiega: "Olge vait, sellest ei taipa teie küll midagi." Loomulikult nõukogudeaegne ajalookirjandus suhtus Hitleri isiksusse väga negatiivselt. Eesti keeles ilmus omal ajal raamat pealkirjaga Roimar nr 1, mis puudutas siis Hitleri elulugu ja seal on kirjas niimoodi, et Hitler ütles mitmel korral, et tema võitlusvahendid on vale ja pettus. Gängsteri jõugu peremehe kombe kohaselt õiendas Hitler arveid oma poliitiliste vastaste ja kaasosalistega. Ta lihtsalt tappis nad.